Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 45 võeti hästi vastu, samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Esimeses osas vaatajate ja kuulajate küsimused. Küsimused loeb Andres ise ette ja samas ka vastab, et saate aeg kokku hoida, sest küsimusi on tervelt 8. Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust. Täna on päris pikk saade tuleb, siis aga alguse ikka ütlen ära, et hakkame seda alateadvust, kollektiivset mõistust või seda tarkust ja üliteadvust segama, lahti pakkima musta kasti, nii nagu ütleb Kuno Janson oma inimese vaimust, soovitan seda ka vaadata. Aga Jaan Järviku saadet näete Universum pluss Ainuväli, vaadake igal juhul, sest siit saame praegult kohe küsimustele hulganisti vastuseid. Nii et lähme kohe suurele pildile, mitte midagi ei ole teha, küsimused ette ja olemegi siis küsimustega ühel pildil. Kõigepealt paneme kohe minema, näete, Rein Tunder küsib kohe küsimuse ära, et meil oli 87. 88. oli meil peaaegu kuu aega -30 külm, aga elekter oli igal pool olemas. Vastus on lihtne, elekter on sellepärast oli olemas ja praegult samuti, et Eesti ja tolla nagu Balti elektrijaamad, praegult on nüüd Auvere tehtud sellest Baltist, töötavad elektrikud, mitte elektritaustaga inimesed, keda otsib Tallinna Ülikool taga. Tehnikaülikool kulutab tudengite leidmise kampaaniale 1,6 miljonit eurot. Vaadake, sinine kriips on ja seal on uudiste fakt olemas. Ja teine pool vastust, nii kaua kuni hooldatakse neid katlaid, oleme mureta. Vaja on vaid ehitada vanade asemele uued põlevkivikatlad ja asi on korras. Seda oskab ja aitab toonitada ka meil Indrek Neivelt, soovitan kuulata ja uurida, sellepärast tuumajaamaga olen selle poolt, aga see võtab vähemalt 12 talve aega ära ja kõigepealt tuleb võtta sellised mehed, kes ei katseta ja kes teavad midagi, mitte need, kes Jutas olid või Jordaanias tegutsesid, need tulevad siin nüüd tuuma asjadega peale, põlevkivi nad juba seal tegid midagi. Teine küsimus sellel samalt härralt Rein Tunderilt, kvanttehnoloogia, mis see üldse on, mida see tähendab, tema küsimus. Võtame koos kõik läbi, ma ei hakka tagumisi mehi, kes need mõtted välja visanud, sealt saame universumi ainuväljast vaadata. Kvantvälja olemus, näete, siin on mehed öelnud, loen ette, kvantväli on nähtamatu jõud, mis ühendab kõike ja kõiki. Albert ütles selle kohta. Kõik on energia ja kvantväljas on kõik võimalik, Nikola Tesla. Kvantväli on lõpmatu võimaluste meri, kus sünnib kogu reaalsus. Me elame energiaväljas, kus mõtted ja kavatsused kujundavad tegelikkust. Kvantväli ei erista, vaadake, mida ma olen teile ka ütelnud, et aeg on konstant, ei erista minevikku, olevikku ja tulevikku. Kõik eksisteerib üheaegselt. Nii, järgmine. Teadvus ja kvantväli. See on, ma loodan, et kõigile paneb mõtteid juurde, et ei ole mõtet neid poliitikute ohohaa küsimusi esitada. Mõelge nendele lausetele, kirjutage üles.
teadvus, mida ma kogu aeg ütlen, et tarkust ja mõistust ja kvantväli. Kui su mõtted ja emotsioonid on kooskõlas, resoneerid sa kvantväljaga ja lood oma reaalsust. Teadvus on kvantvälja süda, mis peegeldab meie sisemist maailma. Kvantväli vastab sellele, mida sa oled, mitte sellele, mida soovid. Need soovid, ainult poliitikud soovivad iga 4 aasta tagant, et neid valitaks. 3 aastat ei ole rahvast olemas. Mõelge, kui siin ta ütleb, mida soovib, mis asi on kvantväli, kes ta on, see poliitik. Kui ta ainult mõtleb, soovib ja tulevikule, vaadata ilusti ütleb. Kui avad me oma meele ja südame, sisened kvantvälja piiritutesse võimalustesse. Iga mõte on vibratsioon, mis loob lained kvantväljas. Ja siis kvantväli ja tervenemine. Praegult ma loodan, et see Euroopa ja maailm ja kõik proovivad terveneda ja siin on nüüd need laused, need mõtted, kuidas see tervenemine toimub nii organismis kui ka süsteemis. Tervenemine toimub siis, kui resumeerime kvantvälja kõrgema sagedusega. Ja see on armatus. Kui tahad tervendada oma keha, pead esmalt tervendama oma energia kvantväljas. Nii et ärge olge vihased ja ärge olge egod ja katsuge ühineda lollis maailmas, mitte et ainukene minu erakond ja minu partei aitab ja lahendab kõiki asju. Armastus ja tänulikkust on suurimad tervendajad kvantväljas. Palun, mitte viha ärge hoidke. Kõik haigused on energiamustrid, mida saab muuta kvantväljas. Kvantväli on elujõu allikas, mis voolab läbi raku ja molekuli. Mitte niimoodi, et nüüd elektronid ja elektrid on molekulides, aga mõelge selle peale. Järgmine küsimus, 3. näete, saime läbi, teine küsimus ehk võttis. Küsimus Ukraina, kui kuidas seda öelda, kas tuumajaama olemasolu puhul saab tuumkütust toota Eesti ise Sillamaa uraanimaagis? Vastame lühidalt, katsuge aru saada maailma teemadest. Kõik firmad ja kõik elu käib lepingute ja firmade vahel, mitte riikide vahel. Riigid on lihtsalt, kus on firma kontor on pandud. Ja näete, vastus on lihtne. Ei, sest tuumakütust toodavad ühesuguste mõõtmetega tablette. Ainult 4 firmat maailmas. Orango, ennem oli Areva selle asemel. Areval oli Prantsusmaa ja Saksamaa sees, aga Saksamaa loobus tuumajaamadest ja siis Areva läks pankrotti ja Orango tuli ja tõusis jalule. Ta on Prantsusmaa kontoriga. Prantsusmaa teadlased on seal põhilised. Teine näete on Toshiba Westinghouse. Me teate küll, Westinghouse on Ameerika oma ja Toshiba on Jaapan. 2 peale teevad. Mõlemad ei kakle sugugi, sõbrad on. Siis Jaapan Nuclear Full Limited, ainult jaapanlased. Ja lõpuks veel Venemaa. Ja nende tabletid, nagu ma ütlesin, need pelletid on kõik ühes mõõdus. Kui tekib kusagil tuumajaama kütuse puudus, on võimalik pöörduda ja nad saavad neid tablette omavahel saata. Ja kui te mäletate, sanktsioonide alla siin ei ole kunagi läinud ei tuumakütusega, tuumapommidega midagi. Ja siin, kui läheme poliitikasse, räägitakse, et mingid tuumaasjad hakkavad tulema, siin ei ole, need lepingud on ammu paigas, et jätkatakse rahu otstarbel. Ja kui tahate näha neid asju tuumas, siis vaadake, all on kiri worldnuclearnews.org. Lugege seda, saate rohkem kõiki teada. Nüüd tuleb Tõnu Kalvet, kuidas määratakse nüüdis Eestis energeetikute asjatundlikkusse astet, mitmesse kategooriasse need jaotatakse. Vastus on lihtne, nüüd muudeti. Värsked asjad. Iga 7 aasta tagant tuleb nüüd tehakse eksamid.
kuni 1. jaanuarini selle aastal 26 anti välja veel pädevustunnistusi, nii nagu Skandinaavia maades. Minul on praegult ka momendil veel kehtiv A-pädevus, see tähendab kõrge pinge. Ja olid ülejäänud BC1 ja elektrikud olid 3 kategooriasse, 1, 2, 3. Soomes on niimoodi ja ka USA-s on elektrikud, kõigepealt on õpipoiss, siis on elektrik ja siis on master. Võite kontrollida, vaadata. Ja mis see näitab? See näitab seda, et meid ühendatakse sealt Skandinaaviast kõigepealt pädevusega lahti, võib-olla siis ka varsti kaablitega, sest üks Estlink 2 või Estlink 1 on juba paarkümmend aastat vana, seal mädaneb või seal sool vees ja kuna soomlane ka ehitab endale neid andmekeskusi praegult, et saada AI peale, siis kõik riigid jäävad energiavaegusesse ja siis võime siin küna ümber hüpata nii palju kui tahame, et kuule poiss, hea Soome poiss, anna mulle ka, aga ta ütleb, mul ei ole, kahjuks sulle anda, nutame siis koos. Ja nüüd, mis toimub? Nüüd liigume tagasi minu noorusaega ja kehtivad samad tasemed, hakkasid sellest jaanuarist kehtima, näete võrguelektrik, sise- ja võrguelektrik 3, 4, 5 kategooria. Mina ise olin 6. peal, see võrdsustati nõukogude ajal juba elektriinsenerina, tema oskas projekti lugeda, diplomeeritud insener 7, mida ma ka praegult olen, mõlemad tulid ära, aga see katkeb mul, sellepärast enam eluaegset ei ole, sest minu elu lõpeb ka, aga kui nägite seal eespoolt kvantmõtet, ei ole minevikku, ei ole olevikku, ei ole tulevikku, siis näete. Ja viimane on volitatud insener. Muidugi nõukaajal ei olnud siseelektrik, oli lihtsalt elektrik ja võrguelektrik ei olnud mingi võrk, vaid oli liinielektrik. Nad parandasid liine alajaama, aga nüüd on võrgud, kalavõrgud või mis võrgud need on, mille järgi see pandud või on AI selle sõna välja mõtlenud inglise keeles, et võrkudega me tegeleme. Nii et lähme edasi. Aega on meil ära, see tuleb pikk, inimestel tuleb panna. Järgmine küsimus. Saukas on elektriinsener, kas tal on ka mingi kategooria või järk elektrikuna, ma lugesin ära A-pädevus ja see on. Ja siin pildi peal näete 2002. aastal elektriala pilt. Saukas teeb siin kõrgepinge jätkumuhvi ja näete, inimesed siin ei hääleta selja taga, vaid vaatavad hoolega, kuidas see tuli põleb, et see toru lõhki ei põleks ja nii, et ühesõnaga praktiliselt vaatavad ja tahavad ka näppida, mitte hääletada. Nagu Riigikogus, et roheline punane läks vahepeal segamini nupp, see on kogu tegevus. Ja näete siin, kui on koolitus, siis te näete ka seda, kus võite saada ja näete siniste pealt te saate kontrollida tunnistusi kui ka pädevust. Nii et sellega läheme edasi. Nii ja siis järgmised küsimused, need tulevad jutti, samas kui ta on eriti viimasel ajal kurtnud selle üle, see tähendab Andres Saukase kohta, et Eestis olevat elektrikutel pädevusnõu üldse ära kaotatud, eespoolt kuulsite, see väide tema suus tekitab aga segadust. Seda väga lihtsalt põhjuselt nimelt saatesarjas Räägime asjast. Saatejuht Martin Helme 1. veebruaril 26 oma esimest saatekülalist riigikogulas Rain Eplerit nimetas Eesti kõige paremaks energiaspetsialistiks ja ühtlasi kõige tervemõistuslikumaks energiaspetsialistiks. Vaadake seda YouTube'is saadet, asukoht 1. saateminuti lõpp ja 2. minuti algus. Vaatasin üle ja oli küll ja siis ma kohe kontrollisin seda üle ja vastus on lihtne. Ja siis milline asutus selliseid nimetusi energeetikule annab, see oli ära. Siit ma
sain lihtsa loogilise mõtlemisega, ma ei oska poliitika loogikat, aga lihtne loogika ütleb oma erakond ja kuna nad on mõlemad EKRE-s, siis ju siis EKRE annab selliseid energeetikaspetsialiste välja, sest energeetikud kutsetasemed leiab kutsekoda, lingilt vaadake kutsekoda, meid alati kontrollitakse, kui me mingi hinnapakkumist teeme, kas me oleme elektrikud või oleme lihtsalt elektritaustaga või ei ole seda tausta, ütleme, et oleme spetsialist ja asi paigas. Ja näete, teine on siis ajalukku minevad pädevus leiab tarbijate ja tehnilise järelevalveameti kodulehekülg. Lööte sisse, lööte nime sinna ja kohe tuleb ette, mis mees ta on seal. 7, kui kaua need kehtivad, kas on eluaegsed või vaja neid mingi ajavahemiku järel uuendada. No see tuli jälle sama kohta, ma lõikasin välja, et vastus on selline, nii kaua kuni seda inimest on vaja erakonnas. Hiljuti oli Isamaa ka üks väga vajalik ajaloo puhastamise tegevus, see tähendab punamonumentide hävitamine. Aga ajaloost teame, et Kreekas lõhuti ilusate jumalannade kujusid, löödi näod ja ninad puruks. Ja kui te seda ei usu, faktiline näide, vaatame kohe selle üle. Näete, võtsin lahti raamatut Sovin, see on eesti keeles ka loetud. Näete, pildi peal raamatul on ilus naisterahvas, nina ei ole. Ja ma kardan, ja tahan, et ei tuleks sellist olukorda, kui need punalõhkujad ja nendel ka ninad niimoodi katki lähevad või midagi. Ja seesamane Katariina Niksi, tema isa ja ema mõlemad olid usklikud. Ja loen teile lihtsalt ette väikse sisu, mida toimus just enne punamonumentide lammutamist. Enne kui kirik asus ajalugu säilitama, ta hävitas kultuuri ajalugu. 4. ja 5. sajandil purustas ja rikkus kristlik kirik sininägematu raevuhoos vapustava hulga kunstiteoseid. Paljud kujud ja templid jäid alles üksnes seetõttu, et kristlased nendeni oma algeliste redelite ja vasaratega lihtsalt ei küündinud. No tuletame meelde, meil ka üks monument on seal Saaremaal. See oli nii suur, kindlasti sellepärast ta jäigi alles, et talle pandi ainult plaadid peale, et nii kõrget ei olnud mõtet ära lõhkuda. Nad on Kreekast midagi meenus või see alateadvus tuleb ju alati edasi, nagu kvantmehaanikas oli, et ei ole minevikku, olevikku, tulevikku, sellepärast see alateadvusse jääb see ajalugu sisse. Ja näete, nad ei küündinud, sellepärast need templid jäid alles, seisavad seal, kui Kreekasse sõidate, nad imelikult on 6-sambalised, midagi on, kõik käivad vaatamas, on ta Rooduse saarel või uurige. See soovitan, sest see on ajalugu. Ja õnneks veel meie punamonumentide lõhkujad siin ei ole läinud, sest need olid ka pahad vist. Nii, lihtsalt ei küündunud. Selle puhastuses hävis ka enamik klassikalisest kirjandusest. Ajal meil pergamenti polnud piisavalt, nühiti paljude antiikautorite kirjutised maha, et need asendada ülevamate teemadega. Kristlased tegid maatasa muistse maailma suurima raamatukogu, kus oli kunagi olnud vast 700 000 raamatut. Kulus rohkem kui 1000 aastat, enne kui suudeti taas sama hulk raamatuid ühte raamatukokku koondada. Näete, see oli nüüd selle kohta, mis siin küsimusi ees oli, et kuidas see värk toimub, et mis siin oli, et kaua need kehtivad, need pädevused, kui ei taheta ajalugu ja sellist asja lugeda, midagi ei ole teha. Ja viimane 8. küsimus, nagu on need Andres Saukast teeb erialaseid koolitusi nii vene kui eesti keeles, kui tihti tsiteerib neil koolitustel Eesti kõige paremat ja kõige tervemõistuslikumat energiaspetsialisti Rain Eplerit. Vastus on lihtne, ei tsiteeri, sest kontrollisin üleval pool olevatelt lingid üle, seal ei ole teda. See tähendab, valetavad endale tarkust juurde. See on selline ka mõiste, kui vaatate ja kuulate neid universumi ainuväli või siis inimese
vaim, kuidas inimene hakkab tõestama, et ta on see, keda ta ei ole. Ja selle kohta võtame väikse mõtlemise variandi, näete. Siin on ära, miks pärast nad niimoodi räägivad, mis on, nad ei ole süüdi tegelikult. Siin me ei otsi süüdlasi taga, sest vaadake, mina olen beebibuumerite põlvkonnast. Kuna Martin Helme ja Rain Epler on X põlvkonnas, siis näete, mina olen beebibuumer, ma ei hakka lugema, näete ise, viimane on. Pingutan 40 aastat ja jätkan endast maha pärandi, millest räägitakse, sellepärast ma siin saates ka olen. Aga mida ütleb X põlvkond kõigepealt? Mõtteviis on tal milline, skeptiline, ta on pettunud. Proovisime, maailm on untsus, ei usu süsteemi, vali mind. Siis ootus tööandjale, töö ja eraelu tasakaal, näete. Mul on ka oma elu, austage mu piire, need tööle ta 100% ei pühenda ja kui nad räägivad, et neil on ka energeetika vallas järeldused ja igasugused lahendused olemas, siis vaadake, need ei ole päris põhjalikud võib-olla, mõelge, kui vaatate. Karjäär, mis on töö mõte on, et karjääri vaja teha, saada sellest vihmavarju hoidjast sinna ligemale seltskonda. Saate kindlasti aru, kes see vihmavarju hoidja on erakonnas ja kohvitooja ja siis ootus juhtimisele, näete, on sõltumatus, olen ekspert, nad on eksperdid Y-põlvkonnast, ma ei räägi siin nendest meestest eespool, aga X-põlvkonna selline mõte on, ära torgi, las ma tõestan end sulle. Ja viimane ootus karjäärile, töötan end üles ja müün iga 3-5 aasta järel end kallimalt kellegile. Näete, siin on see olukord, et see põlvkonna omad, need võivad päris kiiresti erakondi vahetada või pooli vahetada, minna vaenlase või ma ei tea kelle poole üle. 3 aastat olen siin, panen minema. Ja võtame need ühe Y-põlvkonna ka, sest siin väga palju räägitakse elektrihindadest, siis on meil Juhan Aguraiu on Enefit ja Elektrilevi juhatuses. Tema on Y-põlvkonnast, milleeniumi laps on tema. Ja näete, mõtteviis, isiklik areng, soov saavutada. Ei taha teenida süsteemi, vaid koostööd teha. No tulebki välja süsteemi, ta ei taha teenida, aga kui on vaja koostööd teha tuulikute ja päikeseparki ja arendajatega, ta on väga koostöö tegija. Ootus tööandjale, näed, töö ja eraelu põimumine, tal on kõik on koos. Paindlik töökorraldus, mis hägustab tööpiirid, näed, ta ei tea, mida ta teeb, tööpiirid on segamini. Ja töö mõte on need isiklik areng saavutused, ta vaatab enda sisse, mitte ei vaata nagu beebibuumer minusugune kuni need 64-ndani, mis sellised on. Te saate need kõik üle vaadata. Ja mis siin ootus juhtimisele, näed, ta tahab teha koostööd. Ainult ja ütleb, ära kamanda, vaid teeme koostööd, sa pole parem minust. On see Y-põlvkonna ootus ja viimane ootus karjäärile, näete, paralleelselt mitu karjääri ja sissetuleku allikat. Ja soovitan vaadata minu mõtte faktilisest, mitmes firmas on ta firma nõukogus. Minu meelest vist 5. 5 firma nõukogus, 5 teeb ta tööd seal. Mina teen siin ühes ja ka kuidagi ei jõua, no ma olen see lollakas. Et pingutan natukene ja ära. Ja näete järgmist saate ise vaadata, kes on Z-põlvkond, aga natukene ütlen ette, oli hiljuti ka veel seesamane beeta-põlvkond, aga nüüd tuleb alfa, on esimesed aastad on alfa-põlvkond ja tema on kohe planeeritud, paigutatud AI-süsteemi, teda juhivad juba ainult AI-d.
aga beeta põlvkond on nutitelefonis, istuvad kogu aeg, vaatavad kõrvaklapid peas, nii et loodan ka see pilt nüüd räägib, mille pärast nüüd siin EKRE nooremad mehed siin omaette me kiidavad iseennast, sest ma kui ütleks ära, kui oleks Mart siin, siis tema on beebibuumerite põlvkonnas, siis vaadake, hoopis teine soust on, asi toimib, ta räägib ajaloost, pingutab, need ootuskarjääri tal on kõik olemas, mõeldud ja ta lihtsalt tahab 40 aastal jätta veel ka inimestele seal saadetes ära sellel pingutuse. Nii et tuleme siis suurele pildile ja mitte aega ära, oli ka midagi huvitavat, aga loodame, et inimesed küsivad küsimusi. Ja sinul ka küsimus, kas see sulle ka midagi andis juurde, et kuidamoodi nüüd ümber teha, kas peab vanureid vääriliselt austama, et vedada edasi seda põlvkonda, nagu kvantsüsteem ütles, ei ole minevikku, olevikku ega tulevikku. Kas me peame vanuritele ühistranspordisistet andma või ei pea? Ja aitäh sulle. No selles kohas, no mina olen see siis see eelviimane, kas see oli Y seal. Ja selles suhtes ma tundsin ennast täiesti sealt ära, et ma olen ka nüüd see, kes võtab igal pool kõike ette, et nii-öelda plaan B juhatuses ja siis Eesti vastupanu liikumises ja nüüd olen põlisrahva liikumises ja Ridala kihelkonna loomise juures olin ja eesti.com-i teen ja saatejuht olen ja no igal pool on nagu nii-öelda käpp sees ja niimoodi ma edasi lähen. Et minu jaoks ma tunnen, et kui ma ainult ühte asja ajan, siis see ilmselgelt on minu jaoks liiga vähe, sest ma tunnen, et mu võimete piirid on midagi rohkemat korda saata, kui ainult ühte asja teha. Aga siinkohal kunagi olin ma ka kaitseliitlane ja mul tütar saatis üks päev siis nii-öelda vanast ajast pildi. Ja nii kui ma seda pilti nägin, kus ma olin vormis, siis mul kohe kangastus see, et oot, et kunagi ma olin selle institutsiooni Eesti Vabariik patrioot. Et miks ma seda enam ei ole ja siis ma tegingi selle postituse Facebooki, et miks ma enam ei ole Eesti Vabariigi patrioot, vaid kuulun nii-öelda siis Rõdali kihelkonda. Ja hakkan asju ajama selles suunas, põlisrahva suunas. Ja 3 tundi peale seda postitust siis tuligi nii-öelda maleva poolt kõigepealt mulle hoiatus, et kuna ma tegelen Eesti Vabariigi vastu nii-öelda vihakõnega ja seal esinen seda tehes vormis, siis ma pean selle nii-öelda maha võtma. Ma jätsin reageerimata, sellepärast, et ma olen kaitseliitlane ja minu jaoks ei tähenda see, et vaenlane tuleb meil ainult väljaspool piiri. Kui me nüüd meenutame ajalugu 1940, meil olid kommunistid ja olid ka eestlastest kommunistid. Neid nimetati kollaborantideks, kes tegid tugevat tööd selle nimel, et Nõukogude Liit saaks Eestis kanda kinnitada. Selle tulemusel lõpuks suudeti nii palju toonast Kaitseliitu õõnestada, et president Päts selle lihtsalt laiali saatis 1940. Peale seda kaitseliitlaste tulevik oli väga tume, sest väga paljud saadeti Siberisse, kes lasti maha ja mis nendega kõike tehti. Ja
ja mina praeguses Eesti Vabariigis näen sarnast mustrit, sellepärast et 80% käsulauast tuleb väljaspoolt ja Eesti Vabariik enam ei teeni Eesti rahvast, vaid ta teenib Brüsselit ja väliseid isandaid täpselt samamoodi nagu toona siis ajasid seda kommunistid siis Eesti Vabariiki siis Nõukogude Liidu alluvusse. Praegu surutakse teda täie jõuga siis Brüsseli täieliku võimu alla ja see ei saa nii olla, sellepärast et seda ma nimetaks täitsa riigi reetmiseks. Ja sellele tuleb vastu seista ja kuna ma olen kaitseliitlane, siis ma seisangi vormis sellele vastu ja ma eeldaks, et kõik kaitseliitlased seda teeks. Et Kalle Eller, kui 1990 Kaitseliidu taas lõi, siis ta lõigi seda selleks, et need 1940. aasta sündmused mitte kunagi ei korduks. Aga paraku me riigina liigume taas nende sündmuste poole. Paljud inimesed arvavad seda, et teenides Euroopa Liitu oleme me tõeliselt vabad. Aga me ju ise näeme, kuidas meie vabadused aina kitsenevad. Euroopa Liit ise oma direktiividega nii-öelda piirab meie vabadusi ja kaotab meie riigi suveräänsust ja sellele tuleb vastu seista ja sellele ma seisan vastu. Jah, ütleme nii, et kui teine kiri tuli ja Kaitseliit mul käskis pildi eemaldada, siis ma seda ka tegin. Aga ma ei jätnud vastuseta, vaid tegin järgmise artikli, kus ma teavitasin ka üldsust, et Kaitseliit siukse sammu oli ette võtnud. Ehk siis taas kord ma näen, et niuke kollaborantlusele sarnane tegevus. Ma ei oska öelda, kas tegu on nüüd teadlikult kollaborantlusega, sest ma arvan, et paljud kaitseliitlased, kes seal on, nad arvavad, et nad teevad õiget asja. Aga toona ka kommunistid 1940 arvasid, et nad teevad õiget asja, ka eestlased, ja saatsid omas inimesi Siberisse. Et nüüd ongi peeglisse vaatamise koht, et mis see on siis õige, milline see õige riik on, kas riik, kus me oleme vabad ja suveräänsed või riik, mis kuulub jälle mingisuguse teise riigi diktaadi alla. Ehk siis siin on kõigil nagu peeglisse vaatamise koht. Ma tahaks natukene toetada ja küsida selle pärast, mitte selles pärast, mis on riigi need sümbolid, kus öeldakse, et riik on. Üks on ju mis asi? Kõige esimene asi on raha, oma raha on ju. Ja just, raha on kadunud. Aga Soomel on kõik alles. Ta ei põletanud ahjudes ära väod. Ta võib iga kell minna tagasi. Ja siis Rootsi on kuningriik, oma raha on. Norral on oma raha. Ungaril on oma raha. Nii. Ja suur riik, nagu nimetatakse euroliik, on riik või? Et tal on euro, see raha ja mõelge. Ja see ongi lagunemas, kui te sedasi ei võtta. Igaüks hakkab mõtlema nüüd, et kas mul oli vaja bulgaarlased, need astasid 1. jaanuaril raha sisse. Aga kas nad jõuavad need oma raha ära põletada, seda ma ei tea. Vot see on üks asi. Ja vot siin ongi, mõelge inimesed. See asi on praegu päris kiiresti, ta on küll suur matakas, aga ta laguneb ka ruttu. Nõukogude Liidus, kui oli see ka me ei uskunud üldse, et see ära laguneb. Ta oli selline monstrum ja moodustis ümberringi okastraadid, piirivalves, sõjaväeosad ja järsku protsess passol. Ja protsess passol sama järgi millegipärast inimesi ei taha aru saada, vaadake, kes seal Ameerikas oli. Seal oli ju täielikult Alzheimerlane, oli seal ees ja Nõukogude Liidus oli ka see Brežnev ja siis tuli see Tšernenko ja Andropov, 3 kirstu pandi jutti minema, siis sai
siis tuli see Gorbatšov, see oli täitsa küna juures ja tal ei olnud muud mitte midagi ja laguneski kõik, nii et siin ei ole midagi teha, inimesed mõelge, et kõigepealt tuleb iseenda peale mõelda nii energeetiliselt kui tervisilt ja siis, kui natuke üle jääb, siis annad teistele, aga mitte ei aja suu õhku seda suud välja, et ainult teist eest oleme väljas, siis enda jaoks ei jätku jõudu lihtsalt. ja mis ma tahaks veel öelda, mis näitab, et ka Kaitseliit on nii-öelda nende neomarksistide ja soorosfašistide poolt kaaperdatud. Ma ei tea, kas terve Kaitseliit, aga üks malevkond kindlasti, sest Kaitseliidu Facebooki lehel on näha, kuidas nad siis annetatud rahade eest, Eesti inimesed on annetanud, selle annetuste eest osteti hunnik droone ja nendele pandi 3-kilosed lõhkekapslid või külge. Ja siis ka inimesed panid nendele kapslitele siis nimed, et seal oli kõige huvitavam nimi oli karistaja, no seal olid ka muid nimesi, Nui ja mis seal oli, et nüüd mul tekibki küsimus, et kas nad ei arva seda, et kui nad saadavad sisuliselt niisuguseid droone, millega ukrainlased saavad seal sõda pidada ja venelasi tükkideks lasta, et venelastele see nagu nii-öelda meelde ei jää. Ja mis kõige pullim on selle juures, et seda kõike orkestreerib siis Ilmar Raag, kes on siis seesamune inimene, kes aitas Lehtmel kottidega raha Ukrainasse vedada ja pärast pesi ennast riigimeediast puhtaks. Ja need hoovad on tal ju olemas, sest ta ise on Stratkomi tegelane. Ehk siis ise tegi, siis ise peseb ennast meedias puhtaks ja teeb sirge näo, et kõik on hästi ja korras. Ja nüüd see tegelane on meil Kaitseliidus, kus peaksid olema kõige aatelisemad inimesed, kes ei tohiks lasta enda ridadesse inimesi, kes on mõjutatud välismõjutajatest. Ja nemad nüüd siis tegelevad ja seal on samamoodi see Kalev Stoicescu või kes see on, samamoodi on seal tegelane, kes on ju eurobürokraat, on ju. Noh, et see on hullumaja, mis toimub ja noh, ja nende postitustega on mul tulnud ka vanadelt kaitseliitlastelt tagasisidet, et see kogu pööre Euroopa suunas oli juhtunud 2014 Kaitseliiduga. Ja vanad olijad, kes olid tõeliselt aatelised vennad, on siis pikka aega, kas on siis minema aetud, noh, ma ei saa öelda, et kas taga kiusatud, aga nad on lihtsalt välja suunatud Kaitseliidu tegevusest ja need inimesed, siis aatelised inimesed on asendatud siis nii-öelda sõnakuulekate inimestega, kes on truud siis praegusele nukuvalitsejatele, kes on juhitud Euroopa Liidu poolt. Ehk siis jah, et see näitab jällegi taas, et me oleme see 1940 ajas, et kus Nõukogude Liit kaaperdas kõik üksused ja pärast lihtsalt elimineeris kõik. Aga siinkohal meil on veel küsimusi terve posu, millele me peame veel vastuseid leidma. Esimene küsimus. Kas USA-s bensiini hinnad langevad? Kas USA ekspordib rekordkogustes veeldatud maagaasi? Palun, Andres. Noh, lähme siis nüüd kohe siit Eesti pinna pealt ära päris riiki. Ja päris riik, me teame, on ikka USA, ta on ka sama ja võime siin rääkida, naaberriik on siin mingisugune suur riik ja siis seal idamaa pool on neid, kellel on oma raha. Nii et teeme kohe slaidid lahti. Ja siis ongi need, panemegi pealkiri tuleb ära ju. Tervitused eurooplastele, kellel CO2 või siis jääpegaas on valed kuivaks pigistanud. Need
CO2-ga muudkui valetame, aga USA-s bensiini hinnad langevad, sellepärast julgelt võib panna torusse ja põletada teda kohinaga. Nii, lähme siis pildiga edasi ja samal ajal kui Saksamaal ja Euroopas kliimaalarmistid kunstlikult bensiini ja diislikütuse hindu tõstavad. Vaata, seal on need CO2 ja igasugused väävlimaksud, sest kui on bensiinkütus, siis sinna võib panna ju väga palju, terve Mendelejevi tabeli võib sinna sisse kirjutada, iga tabeli element maksab ja küll on hea olnud. Ja langevad need Ameerika Ühendriigid, seal valitseb tavaliselt usaldusväärne majanduspoliitika, hakkas nüüd pihta. Riigi energia tarbimise ja selle heaolu vahel on otsene seos ja taskukohane energiavarus on iga majanduse kõige olulisem heaolu liikuma panev jõud. Ameerika Ühendriigid edastavad majanduslikult taas Euroopa Liitu. Pole olemas seda riiki nagu Euroopa Liit, kuigi tal on riigi raha, nagu öeldakse, kui on raha, oma raha, siis on riik. Nii et see on niisugune, ma ei tea, mõelge ise. Demonstreerivad seda ilmekalt, samal ajal kui kütus muutub Saksamaal ja teistes Euroopa riikides üha kallimaks, osaliselt CO2 maksude energiaaktsiiside tõttu, toetuvad ameeriklased turupõhilistele tingimustele. Näed, kall on. Ja kall on näete 3,7 G8 liitrit, jämedalt võtke 4 liitrit on kallunud ja bensiin maksab siis keskmiselt $2,83, see 4 liitrit jagate ümber, saate $75 ehk 75 senti saate liitri. Kas teie siin saate? Mina ei ole veel ammu näinud, vanasti sai. Hinnad, mis on Saksamaal kujutlematud, need räägime Saksamaalt, aga vahepeal ma nagu seon sisse, sest me tehame ju ikka sakslaste moodi olla, kuna meil oli siin Balti sakslased ja sakslaste mõisad, kes tegelikult allusid tsaarile, Vene tsaarile, nende perekonnad ja kõik olid seotud, need mõelge selle üle. Ja lisaks on keskmine hind $0,25 galloni kohta madalam kui aasta tagasi. Nüüd võetud galloni kohta, selle 4 liitri kohta näete, ka 25 senti peaaegu. Kokkuvõttes langetab see USA kütuse hinna 5 aasta madalamale tasale. See on märgatav kergendus nii ameeriklastele kui ka riigi transpordiettevõtetele. Mõelge nüüd ise, järsku sobiks ju olla 51. osariik. Võib-olla siis hind oleks odavam või föderaalne riik või kuidas see värk on, ma ei oska nüüd öelda. Iga inimene kolib siit Eestist sinna, kus tal on odavam elada, ta läheb sinna riiki, on ta seal kodanik või töötaja, inimene on eestlasi ka ära läinud, läheb sinna kohta, aga ega ta rahvus siis ei muutu ja keel. Ta järgmine põlvkond enam võib-olla ei räägi eesti keelt, aga muidu ta jääb eestlaseks ja elab ära. Aga noh, kui siin paneme hooga, kas me viitsime siin elada enam? Nii, ja teine küsimus oli siis, et kas USA ekspordib siis ka rekordkoguses maagaasi? See halva Vene gaasi ala, et Vene gaas on halb ja USA gaas on ära, selle peale ma ütleks ära, kui 2 meest peeretavad, kumma siis see peer on parem, kas vasakul poolsel või paremal poolsel mehel. Ma ei oska sealt mingit varianti teha, haisivad parajalt ära. Ja võin rääkida ka koolis, sai teha polütehnikumis oli herne suppis, proovisime, kas see peerugas ka põles küll ja panid tikku sinna juurde, pauk käis, siis lõi ka dressipüksest läbi. Aga teine kutt oli veel parem, ta võttis püksid ära, tahtis näidata, kui kõva see plahvatus on. Pauku käis, siis oli tagumiku karvad põlend ja sealt alt kotid ja kõik olid põlend ja pani padavai kohe kraanikausi külma vee sinna minema ja karjudes läks igatahes, aga vähemalt ta sai kuulsaks, pani paljalt
mööda koridori ikka lõppu, ega siis meil ei olnud, nii et naersime kogu aeg, et Jaan Paugutaja tuleb jälle. nii et vahepeal peab ka natukene rõõmu või mõtet ajama segamini, ma arvan, et Muigele tõmbas küll ja siin on nende pealkiri selline samane. nii et ega ajalugu kordub ja midagi teha ei ole. Ükski teine riik maailmas ei eksportinud eelmisel aastal nii palju veeldatud maagaasi kui Ameerika Ühendriigid. Eurooplased on ühed olulisemad kliendid pärast seda, kui gaasi import Venemaalt poliitilistel põhjustel minimeeriti. Näed, siin ilusti ütleb, aga ungarlased ostavad. Sa võid ju miine panna nii palju kui tahad, minimaliseerida või aga see tuleb sõnast võib-olla miin, ma panen sulle miini või kuidas see on. Eesti keel on niivõrd rikkalik keel, et temaga saab nalja teha, temaga saad nutta aga me tahame selle ära kaotada. Esialgsed andmed näitavad, et LNG eksport ulatus 2025. aastaks kokku 111 miljonit tonni. Ükski teine riik maailmas pole veel ühe aasta jooksul LNG, see on veeldatud gaas, ma arvan, et olete juba ära harjunud selle nimega, küll see nimi läheb ka mõneks ajaks varsti niikuinii jällegi sinna ajaloo prügikasti, nagu öeldakse, aga ta tuleb jälle tagasi, kui kuulsite kvantsüsteemid ja ma nagu ütlen, et aeg on konstantne, siis ta jälle mõne aja pärast tuleb jälle välja, et saab, et kütust ja viina ja seda saab veega ikka segada, piiritust ja kõiki, et mitu grammi tahad ja asi toimib. Ainult mina seda ei näe ja näeb minu uus tulnuk. Nii et aruande kohaselt eksportisid USA ettevõtted eelmisel aastal välismaale mitte ainult 25 miljonit tonni rohkem veeldatud maagaasi kui aastal 2024. Euroopa on endiselt üks olulisemaid USA veeldatud maagaasi sihtkohti. Ainuüksi detsembris veeti üle Atlandi ookeani 9 miljonit tonni. See mitte ainult ei asenda Venemaa maagaasi, vaid ka rahuldab ka mandri suurenenud talvist nõudlust. Arvestades Euroopa kahanevaid gaasihoidlaid, siin on ju öelnud see, et Saksa firma paneb gaasihoidlad kinni, sest ta ei näe nende tühja olekute seismist, kas paneb pankrotti või paneb, lihtsalt inimesed lähevad kõrvalt ära, on LNG pidev voog endiselt ülioluline. Ameerika Ühendriigid moodustavad nüüd umbes veerandi ülemaailmsest veeldatud maagaasi LNG turus. Arvestades vaid mõni aasta tagasi puudusid eksportvõimalused, on märkimisväärne areng. Arvestades, et sel aastal on plaanis lõpetada veel projekte, eeldatakse, et ameeriklased suudavad oma globaalse turuosa veelgi laiendada. Nii, tuleme korraks siia ära. Ütle ka mõni arvamus sisse, kas sa sõidaksid näiteks seal 75 sendise bensiiniliitriga ringi või ikka tahad nagu meil siin 1,4, aga Saksamaal pidi üle 2 euro olema liiter ju. Just täpselt, kindlasti, nemad saavad seda odavat kütust endale lubada selle poolest, et neil on ka maavarane olemas nafta. Aga meil on aetud ju erinevate rohemaksudega ja aktsiisidega see hind lihtsalt nii palju kõrgeks, et see ongi täiesti totrus. Ja tegelikult see ju täidab ainult ühte eesmärki, et vähendada siis autostumist, et inimesed ei sõidaks nii palju autoga, sest siis kütus on kallis ja nii ta läheb. Et jah. Aga siinkohal lähme siis küsimustega edasi, et kas Saksamaal on politsei pidevas valves? Kui palju võis Berliinis hävineda elektrikatkestuse tõttu soojuspumpi? Palun, Andres. Liigume siis jälle Saksamaale tagasi, kuna me tahame Saksamaa moodi olla, lähme kohe slaidide pildi juurde. Nii, näete nüüd siin pildikende tuli ette.
pimedus ja erksad värvid. Politsei on pidevas valves rüüstamiste ärahoidmiseks. Vot kas me sellist, varem küsisime, kas me sellist Eestis tahtsime, küll see jõuab siia ka. Ja sakslased küsivad kindlasti, kas me ka sellist Eestit tahtsime. Ja vaatame, pärast siis politsei on, ega palju ei viitsita ju rääkida meil, kuigi me tahame Saksamaa moodi olla. Ja mina sooviks kohe niimoodi, et väga tubli, kui oleks siin massimeedias ka Saksamaa uudiseid peale selle peaministri Merzis, et ta käib seal ja kolmandas kohas. Aga näete, võtame siin ette jaanuari, uue aasta alguse ilusta, ega seal muutusi ei toimu, talv on ikka praegu. Alates laupäevast 3. jaanuarist on Edela-Berliin mattunud pimedusse, seal oli, kuna temperatuur langes -8 kraadini Celsiuse järgi, seal on vist külmem kui meil Eestis või kuidas te arvate? Polnud mitte ainult elektrit valgustuse ja kütte jaoks, vaid pimedus muutis mõjutatud linnaosad ka rüüstajatele kergeks sihtmärgiks. Politsei oli pidevalt valves ja registreeris 20 sissemurdmiskatset või edukat sissemurdmist. Vaata, 20 katset oli ja pimendatud ala jälgis 450 Berliini politseinikku. Kas meil on nii palju, kui meil pimedaks läheb ja hakkavad tulema? Ja mida need poisid siis kohalikud berliinlased tegid seal? Nad on ju nii ilusad kultuursed inimesed seal Saksamaal. Aga näed, neil on nimi pandud, äärmus vasakpoolne vulkaanigrupp, nad on vulkaane näinud. Võttis vastutuse Teltpovi kanali kohal asuva Köistilla süütamisest. Süütamine on viinud Zehlendorfi, Nikolasse ja Vannesse ja osa Lichterfelde linnades sõjajärgse ajastu ühte pikimasse elektrikatkestusse. 6. jaanuaril seisuga oli 25 500 leibkonda ehk perekonda, ütleme niimoodi, ja 1220 ettevõtet endiselt elektrita. Näete, 3. jaanuaril läks ära ja 3 päeva panevad ikka ilma elektrita. Meil sobiks ka võib-olla niimoodi, mis siin toimuks, mis te arvate? Paljud elanikud on oma kodudest ja korteritest lahkunud, et peatuda sugulaste juures või hotellides. Tühjad villad ja pimedad tänavad pakkusid kurjategijatele ideaalseid tingimusi. Vaadake, kui lähed ikka kodunt ära ja teavad, et seal on mingi rikkur 10 miljoni poiss või keegi seal on elanud või elab, kas ta kutsub sinna kedagi külla pimedast olevat põsk ja pealampidega kohale või mõelge, kelle seal Riigikogus, kuidas see värgipoiss, kuidas seal raha tulnud, kas teil on kõik sõbrad, kui sõbrapäev on, tuleb mingil päeval, kas on seda olemas või ei ole. Ja näete, mis siis toimus. Kutsuti tingimusi. 3 päeva jooksul registreeriti 20 sissemurdmist, neid 7 viidi lõppu. Need 7 saadi ikka kraamik taskut täis lõpuni. Eriti mõjutatud olid villad ja kuid sihtmärgiks olid ka sularahaautomaadid. Vaata, meil on ka neid olemas vist. Võrdluseks eelmise aasta samal perioodil toimus samas piirkonnas 7 lõpule viidud sissemurdmist ja 6 murdmiskatset. Aga nüüd oli need 20 ja 7. See ju näitab, et 5-aastaku plaani saab 4 aastaga täita, et iga aastaga suurenevad need olukorrad. Nii. Remmo klann, nii nagu nad nimetavad, tahtis rahaautomaat sisse murda. Esmaspäeva õhtul toimus Nikolases silmapaistev varguskatse. Politseinikud avastasid kogematu 4 meest vanuses 27-34, kes ilmselt tahtsid sisse murda Späntsi alleel asuvasse sularahuautomaati. Elektrikatkestuse piirkonna patrullimise käigus märkasid erioperatsioonide üksused politseinikud umbes 21:30 Spanish Avenue'l meest.
politseinike saabudes põgenes ta ootamatult sularahaautomaadi eest, jooksis lähedal asuva pargitud auto juurde, ronis sisse. Teine mees, kes sel ajal auto juures seisis, põgenes sõidukist enne politseinike saabumist. Teised politseinikud arreteerisid läheduses 32-aastase mehe. Selgitab politsei raportis. See sinine peal on, siis saate selle raporti vaadata. Teatel olid need 4 meest väidetavalt kulikuursa Remmo klanni liikmed. Araabia mees, kes ilmselt luuras pimendatud ala, et koos tundmatu kaasolaiste rüüstati, jäi vabadusse. Kuigi tema kaubikus leiti sissemurdmisriistu, vabastati ta seletamatul kombel pärast isiku tuvastamist. Pole selge, kas tema kaasosalised leidsid midagi väärtust. Vaata, õnneks kui ta oleks võtnud näiteks kohvimasina, nagu meil, siis ta oleks kinni läinud, sest tal olid need sissemurdmise riistad, aga kohvimasinat saad ise ära tassida ilma murdmata vist. Need lastakse lahti, araabia poisid või. Suurenenud sissemurdmiste ja rüüstamise ohu tõttu suurendas Berliini politsei elektrikatkestuse piirkonnas märkimisväärselt oma kohalolekut. Algselt oli patrullis 300 täiendavat politseinikku. Ja alates 6. jaanuarist suurendati politsei kohalolekut veelgi. Piirkonda jälgiti 450 politseinikuga. Helikopterite, ratsapatrullide, mobiilsete prožektoritega. Viimaste andmete kohaselt oli see ulatuslik rakendumine elektrivarustusest eraldatud ala kaitsmiselt ilmselgelt suhteliselt edukas. Vastutavad isikud olid selgelt teadlikud, et need meetmed on eriti vajalikud vasakpoolsete vaadetega Berliinis. Aga kui kiiresti jõuavad võimud oma võimekuse piirini, kui see mõjutab veelgi suuremaid alasid? Berliini elektrikatkestus peaks olema karm hoiatus mitte ainult kriitilise infrastruktuuri võimaliku tõhusaks kindlustamiseks ja kaitsmiseks sabotaaži eest, vaid ka varustuskindluse absoluutseks prioriteediks seadmiseks, mitte rohelise dekarboniseerimise hinnakusele. Vaadake, mina oleksin väike ettepanek on, vaadake, kui meil vool ära kaob ja tehnokraadid istuvad maha, see teevad kindlaks, et see liin ja see oli just nende tuulikute pärast üle koormatud, miks see pimendamine tekkis. Siis need, kes on alla kirjutanud seal Riigikogus nendele CEO ja muu sellistele imelikele aktidele ja nimetavad ennast energeetikospetsialistidega, olgu ta ükskõik millisest erakonnast, need peaksid ju naha ja karvadega selle eest vastutama, siis nad ei hakkaks ise hakanud, ütleme, energeetikuks. Nii, lähme siis edasi. Ja teine küsimus ka kindlasti huvitab, mis seal katkestuse ajal selle 3 päevaga siis juhtus ka vist. Ja need Berliini elektrikatkestus võis hävitada 60% soojuspumpades. No vaatame selle ka üle ja vasakäärmuslaste rünnaku põhjustatud elektrikatkestus Berliinis osutab tõenäoliselt eriti kulukaks soojuspumpade omanikele. Soojuspumpade ekspert ütles Epoch Timesile, et elektrikatkestuse tagajärjel hävis 60% süsteemidest. Halvimal juhul peavad inimesed ostma uued süsteemid. See, mis tähendab kulusid, mis ületavad 15 000 eurot. Vasakäärmuslased kahjustasid seega ebaproportsionaalselt neid, kes olid juba rohelisele energia ülemineku ellu viinud. Need õiged poisid said seal politsei ja rahakassates said röövitud endale kraami, aga ülejäänud peavad oma raha taskutest 15 000 eurot välja maksma, 60%, sest enamus on soojuspumpade peal, teate küll, need seina peal põrisevad ja pöörlevad. Ja järgnev artiklil ilmus esmakordselt ajalehes Deutschland Kurier. Vaatamata uuele tehnoloogiale ei lähe soojuspumba süsteemidega ruumides sageli üle 18 kraadi Celsiuse järgi soojaks.
kuid see pole veel kõik, elektrikatkestused kujutavad endast süsteemi täielikku rikkeohtu, nagu juhtus jaanuari alguses Berliini elektrikatkestuse ajal. Soojuspumpadele spetsialiseerinud küttefirma tegevdirektor Jan Stigerich hindab, et 60% Berliini süsteemidest hävis elektrivõrgu terrorirünnaku ajal. Mis juhtub soojuspumbaga? No saate kohe nüüd teada, et küsimusi võib-olla ei ole vaja teil selle kohta esitada. Kui elekter katkeb mitmeks tunniks või isegi päevaks, 10 000 berliinlased seisid sellise olukorraga silmitsi aasta alguses pärast vasakäärmuste vulkaanigruppe, vulkaanipurse, nagu oli jälle tõlgitud terrorirünnakut mitmele kõrgepingeliinile Lichtenfelde elektrijaamas pealinna edelaosas. Thüringi Peitsdorfi vallas asuva Aurora Coop tegevdirektor Jens Stigerich on probleemidest täiesti teadlik. Tema ettevõte on müünud ja paigaldanud soojuspumpasid enam kui 25 aastat. Need mees teab, ta on tehnokraat. Ta ise on soojuspumpade alal sertifitseeritud ekspert ja õpetad idavast Thüringi käsitöökojas keeras tulevasi meistrid. Intervjuus ajalehele Epoch Times kirjeldab ta süsteemide haavatust, mis külma lainel sageli vaevu taluvad 18 kraadist toatemperatuuri, mis annavad. Erik eeldab, et 70% Berliinis paigaldatud õhk-vesi soojuspumpadest oli elektrikatkestuse ajal monoplokksüsteemid. Mõned võisid küll ellu jääda, kuid üldiselt mõjutab pikaajaline elektrikatkestus tõenäoliselt vähemalt 60% kõigist süsteemidest. Halvimal juhul peavad omanikud ostma uue süsteemi. Ekspert Stiegerichi sõnul tähendab see enam kui 15 000 euro suurust kulu. Siiski jääb selgusetuks, kas kindlustusselts kulub katta. Tuleme suurele ekraanile, mis arvad, kas kindlustusselts katab? Selle asja nimi on ju lepingus sees force majeure või umbes niimoodi. No just, ei kata selles suhtes, et Ukraina eeskujul me ju näeme. Siin on olnud hulgalisi artikleid, kus ukrainlastel samamoodi pangalaenuga küll olid majad asjad ehitatud ja ei kata. Tuleb tank ja sõidab läbi maja ja sorry, me ei maksa seda kinni või elektrikatkestus, torud külmuvad kõik katki ja nad ei maksa seda kinni. Ja Eestis on see kõik ees, sest me oleme Venemaa elektrivõrgust oleme lahti ühendatud, me oleme sõltuvad Soome kaablitest ja Suwałki koridori kitsusest läbi mineva kaabliga, et kui nüüd emba-kumba millegiga seal midagi juhtub, siis olemegi Ukrainaga väga võrdses seisus, ja kui see talvel veel juhtub, siis ongi kõik, sest kui need torud külmaga katki löövad ja hävitustöö teeb, siis ongi kõik, keegi sul seda kinni ei maksa. Et see on minupoolne selline vastus. Aga siinkohal oleme oma küsimustega jõudnud lõpukorrale ja pikk see saade küll tuli, aga järgmine kord uued küsimused ja uus saade. Nägemist! Nägemist! Meil on Eestile plaan B.